Mina räägin teile kirikukelladest. Vanasti kirikukellad on ehitatud väga täpse võnkesagedusega ja kirikukellad korrastasid inimeste tšakraid. Erinevate kirikute ja kloostrite kellad mõjuvad eri tšakratele. Kui mina näiteks mööda maailma ringi sõidan ja kuulen kuskil kirikukellasid helisemas, ma seisatan ja mõtlen kohe, missugust tšakrat see mõjutab. Vanasti oli Moskvas 40x40 kirikut ja nende helinaga hoiti terved inimesed. Kirikukellad hakkavad eritama mikroleptonlaineid ja need on, mis siis mõjutavad tšakrate kaudu inimesi. Ja nüüd me teemegi nende kirikukellade järgi meditatsiooni. Kus ma seda maailmas teinud olen, on see Eesti või on see kuskil mujal, ka Indias, on seda väga kiidetud. Nii et ma loodan, et see mõjutab teid hästi ja meeldib teile. Mina ei räägi rohkem teiega, aga te lihtsalt jälle lõdvestuge ja pange käed põlvedele ja kui silmad kinni panete, siis saate jälgida oma mõttes oma tšakraid. Te tunnete ära, inimesed väga täpselt tunnevad ära, missugune lugu, missuguseid tšakraid mõjutab. Ma ei kuule. Kas kirikule muusika on kuskil kodulehel? Ei ole. Ma ei tohi seda panna. Üks kirikuõpetaja kinkis selle mulle ja ei lubanud mul levitada. Ja ma andsin talle sõna, et ma ei levita. Aga samas kuulata annan küll. Aga on inimesi, kes on rääkinud, et YouTube'is leiab küll aga neid kloostrite kellade muusikaid, nii et otsige. Mida? Ja, Vene kloostrite kirikukellad.
nii, nüüd tuleme tagasi. Kas teil õnnestus tunda oma tšakraid? Ei õnnestunud? Tõstke käed üles, kellel õnnestus. Nii paljudel täpselt nii ongi, tõesti on tunda. Mina näiteks ka siin teiega kaasa tundsin. Nii et edaspidi, kui te kuulete kiriku kella, siis teadke, et need on tehtud just inimeste mõjutamiseks. Jälle sel tasandil, millest ei räägita. Nii, aitäh teile. Ja nüüd siis... Teile meeldis muidu see? Väga tore.